Täiskasvanute jaoks on tööl käimine juba igapäevaelus väga tavaline osa, aga noored, kes alles alustavad oma teekonda töömaailmas, neil võib olla küsimusi. Ja täna ongi mul külas Tööinspektsiooni ennetusosakonnast nõustamisjurist Alissa, kes siis aitab leida mõnedele küsimustele vastused. No kui noored lähevad esimest korda tööle, mis on need olulised punktid, mida nad peaks silmas pidama? Noortele ma usun väga tähtis silmas pidada seda, et reeglina ei ole ikkagi tasuta tööd. Et juhul, kui töötaja asub oma tööülesannete täitmiseks, siis igasugune töö tegemine eeldatakse ikkagi tasu eest. Et näiteks võin näide tuua, et kaupa riiulitesse panemine müügisaalis või näiteks kliendide teenindamine kaupluse kassas ongi ikkagi töö tegemine, eks ju. Ehk siis eeldatakse, et selle töö tegemise eest tööandja peab kindlasti töötasu maksma. Muidu juhul, kui laps töötajana tuleb lihtsalt oma tulevast töökohta vaatlema, ehk siis otseselt ta mingit tööd ikkagi ei tee, siis muidu siin tööandja ei pea seda tasu maksma. Aga lepingute sõlmimine ilmselt on ka noorte jaoks selline uus ja huvitav asi. Mis on need olulised punktid lepingute sõlmimise juures, mida peaks teadma? Ja väga tähtis ka, eks ju. Et jah, siin rõhk peab olema selle peale, et kõik need töölepingud, igasugused dokumendid, kokkulepped peavad olema ikkagi kirjalikus vormis. Et vältida igasuguseid vaidlusi, arusaamatusi tööandjaga, et kõik oleks väga selge mõlema pooldele. Et tähtis silmas pidada ka seda, et milles te olete kokku leppinud, ehk siis laps oma tööandjaga, et seda kindlasti tasub fikseerida töölepingus kirjalikus. Kõige olulisemad need töölepingu tingimused on töötasu, siis töö tegemise koht, tööaeg ning ka tööülesanded. Et tasub siin väga tähelepanelik olla, et kõik need tingimused oleksid fikseeritud töölepingus. Ja kui noorel nüüd ikkagi on mõned küsimused ja mured, kelle poole ta siis saab pöörduda? Alati saab pöörduda ka Tööinspektsiooni poole nõustamisjuristidele, et see on võimalik teha täiesti tasuta e-posti kaudu või siis telefoni teel, nii nagu talle mugavam on. Ja sõltuvad probleemist, alati saab ka esimese sammuna pöörduda otsese juhi poole, ehk siis tööandja poole ja näiteks töötajate esindaja poole, kui selline on olemas. Aitäh sulle! Aitäh teile ka! Ole kursis töömaailma teemadega. Kliki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.